Tere tulemast kuulama Talent Hubi podcasti. Kes meid varasemalt pole kuulanud, siis kutsume oma saatesse mõne huvitava inimese, et rääkida erinevatel personalivaldkonna teemadel. Mina olen Reet ja tegelikult on lugu nii, et täna olen ma siin stuudios saatejuhina üksinda, aga see-eest võtsin julgustuseks kaasa kohe 2 külalist, et endiselt oleme 3. Ja et eriti julge oleks, siis ma kutsusin saatesse täna inimesed, kes siin saates on tegelikult juba käinud. Aga igal juhul tervitan oma külalisi, Piret Lutsu, Nortali globaalset värbamisjuhti ja Jaana Smitti meie oma Talent Hubist. Tere! 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 Meil on siin hästi lõbus, sest meil on tegelikult juba siin saateväliselt arutelu käinud. Aga nagu ma juba ütlesin kuulajatele, et te olete meil siin saates käinud, te olete päris palju rääkinud iseendast, et me ei hakka võib-olla sellistest klassikalistest küsimustest pihta enam. Aga samas ma ikkagi palun teil mõlemal rääkida, mida te täna teete ja võib-olla mis on muutunud selle aja jooksul, kui te saates käisite. Jah, ma võib-olla siis alustan, et nii tore, et sa meid jälle tagasi kutsusid, Reet, et siin on alati nii tore ja soe käia. Et eelmine kord, kui mina siin olin, siis ma olin Wise'is, rääkisin muuhulgas ka Datast, aga jah, nii-öelda siis värbamiskarjääri alustasingi Wise'is, olen värvanud erinevaid rolle, tootejuhtimisest, vastavuskontrollini, finantsini. Ja siis mingi hetk juhtisin globaalset nii-öelda high volume, ma isegi ei tea, kuidas ta päris täpselt eesti keeles on ja high volume värbamise tiimi, et siis need profiilid nii-öelda ei ole võib-olla kõige keerulisemad, aga see challenge on võib-olla see, kui on vaja see tiim nagu nii hästi ühe nagu meeskonnana tööle saada, et kõik teavad, mida on vaja teha, et seal oli nagu põnev challenge see. Ja täna jah, nagu Reet mainis, olen Talent Hubis, et juhin tiimi, me oleme päris kiiresti kasvanud, 1,5 aastaga, et täna oleme juba 10 inimest ja meie siis aitame nii-öelda erinevatel firmadel siis värvata inimesi. Jah, et lisaks tiimi juhtimisele võib-olla minu roll ka natukene võib-olla laiem, et ma aitan võib-olla ka mingeid protsesse seada ja võib-olla kultuuri mõelda ja nagu väärtusi, et see on siuke lahe võimalus ehitada täitsa firmat tegelikult Reeda ja sinu ja Katariiniga koos. Et jah, võib-olla nii palju siis siuke väike sneak peek into my role. Ja, ma võtan siit siis otsa üle. Minu poolt ka suur aitäh. Rõõm on siin olla, rõõm on olnud vahepeal jälgida, mida te teete, millised külalised käivad saates, sest ma olen true kuulaja. Ma jalutan koera ja siis ma kuulen ikka Talent Hubi podcast'e. Aga mis siis minu elus on muutunud? Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kui ma käisin, see oli avasaade, ja toona ma olin siis Nortalis juba küll tööl, aga minu roll oli toona siis, meil oli justkui nagu 2 eraldi värbamistiimi, et üks oli siis selline Baltikum ja Nordics ja teine oli siis kõik muu selline international pool. Ja toona ma siis olin international värbamismeeskonna juht ja tänaseks on siis minu all kogu EMEA, ehk et siis meil on täna kokku minuga koos 18 inimest. See võib tunduda suur, aga tegelikkuses vaadates kasvuplaane ja vajadusi, siis ma siin hõikan välja kohe selle, et meil on mingi circa 9 inimest puudu, nii et. Aga ehk et siis täna minu roll on selline strateegiline visioonijuht ja samas ma olen ikka endiselt nagu hands-on ka, et ei saa ma sellest värbamisest üle ega ümber, et mulle meeldib ikkagi nagu endal ka käed valged hoida. Aitäh selle nende tutvustuste ees ja lihtsalt, kui sina siin hõikasid välja, et 9 inimest puudu, siis ilmselt Talent Hubil, või teades, Talent Hubil on samasugune hõige välja hõigata. Siin diivani peal istuvad 2 väga pika värbamiskogemusega inimesi ja just täna värbamise ümber ja värbaja rolli ümber ongi see saade ja natukene räägime ka sellest palgauuringust, mis te tegite. Aga hakkame natukene kaugemalt pihta, et kuidas selles mõttes, et kes see värbaja on, seda võib-olla teavad täna kõik, aga kuidas on see värbaja roll ajas muutunud? Et võib-olla mis ta oli 10-15 aastat tagasi ja milline ta täna on?
no selles mõttes ma arvan, et värbaja roll oleneb kindlasti hästi palju sellest, millises organisatsioonis ta töötab, eks ole. Ehk et mis on selle organisatsiooni vajadus. Me teame, et väga pikalt on olnud kombeks vaadata värbajat kui sellist HR-i/värbaja rolli, ehk et sa teed justkui nagu sellist nagu mitut tööd korraga ja väikestes organisatsioonides võib-olla tihtipeale oled ka veel büroojuht sinna otsa. Vaadates tänast turgu, siis ma kindlasti näen, et seda spetsialiseerumist on rohkem, ehk et siis on ettevõtteid väiksemaid, kus dual roll on ikkagi endiselt nagu vajalik ja olemas, aga see vajadus nagu suurema spetsialiseerumise järgi on kindlasti viimaste aastate jooksul kõvasti kasvanud. Sellest ma arvan, et ei ole mõtet rääkida, et see post and pray ei ole töötanud juba aastakümneid, eks ole, et see ootus, et värbaja on keegi, kes vaatab läbi lihtsalt kandideerimisavaldused, edastab nad juhile ja siis pühib oma käed puhtaks, et ma arvan, et see rong on juba ammu minevikku saadetud ja see sinna ka tegelikkuses jääb. Ehk et ma arvan, et mis võib-olla on inimestele nagu rohkem tuttav, on selline rolli nimetus nagu HR business partner, eks ole. Siis ma arvan, et tänasel päeval me vaatame tegelikult värbajad või kui me veel ei vaata, siis me tegelikult peaksime vaatama värbajad kui partnerit. Ehk et värbaja kindlasti ei ole või värbamisüksus organisatsioonis ei tohi olla McDonaldsi drive-in. Et me peame väärtustama värbajate tööd, sest tegelikult on kohutavalt keeruline tänase päeva konkurentsitasemet ja kõikide muude asjade juures tegelikult inimesi laua taha tuua ja tuua neid häid inimesi. Et ja värbaja roll on siis tegelikult tunda seda organisatsiooni läbi ja lõhki, ehk et kuhu sa värbad, kelle jaoks sa värbad, tunda neid meeskondasid, et tuua siis laua taha need õiged väärtushinnangutega inimesed, see õige fit nii-öelda. Ja teisest küljest, mis sinna võib-olla veel lisandina juurde tuleb, on ka see potentsiaali hindamine, eks ole. Et kindlasti arvestades turu väiksust, kui me räägime puhtalt ainult Eestist, siis inimeste arv on piiratud ja ma võib-olla julgustaksin kõiki pigem hindama potentsiaali, kui otsima lihtsalt seda perfect fit'i. Et kui nüüd vastata siis või nagu väga konkreetselt, et milliseks või kuidas on värbaja roll muutunud, siis ma arvan, et värbaja roll on muutunud strateegilisemaks. Ehk et see on võib-olla kõige suurem muutus, mis on nüüd viimaste aastate jooksul toimunud. Ja kui on organisatsioone, kus värbaja roll ei ole veel strateegiline, siis ma kindlasti soovitaksin seda sinna suunda lükkama hakata. Ma arvan, et kõik need, kes videod vaatavad, siis nad näevad, kuidas ma siin kaasa noogutan, et selles mõttes ma olen täiesti nõus, et ma siia võib-olla lisaks, et meie Talent Hubis ka, et me muutsime nagu ära, väga lihtne asi, et me muutsime ära oma ametinimetused värbamiskonsultandist värbamispartneriks, sest et ja see on nii väike asi, aga sa pead nagu mindseti natuke shiftima, et sa ei ole lihtsalt konsultant, et sa tuled ja ütled, kuidas need asjad on, vaid et sa oledki nagu partner, sa mõtled laiemalt kaasa, sa oled nagu tõesti, mõtled kaasa, kuidas mingisuguseid organisatsioone üles ehitada suisa, sest sa oled näinud seda, kuidas enne tehakse, on ju, et kindlasti on seda partnerlust palju rohkem vaja täna. Ja kui me siin ametirollide muutusest räägime, siis me tegelikult ka oleme Nortalis siis teinud sellise muudatuse, ehk et meil on talentpartnerid ja igas riigis siis, kus meil on sellised suuremad värbamisvajadused või tiimid, siis seal on tegelikult sellised lead-talentpartnerid, kes on siis otse vastu nii-öelda äri ja juhte. Ehk et aitavad neil strateegiliselt mõelda, et mida, kuhu, kuidas ja käivad siis kaasas ka selle poolega, et mis see tulevikuvajadus on. Et ma arvan, et see on võib-olla selline üks lisakoht veel, mis peaks nagu paigas olema, et värbamisüksus ei peaks toimetama nagu tuletõrjeüksus, et kui tuli kuskil lahti läheb, et siis me reageerime, vaid mis on strateegiline planeerimine, et kus meie äri on täna, mis on meie kasvuvajadused ja sellest tulenevalt siis ka arusaamine, et kui palju meil inimesi vaja on ja milliseid inimesi või milliseid skillsette meil täna tegelikult organisatsioonis juurde on vaja, et sinna oma soovitud tulemuseni jõuda. Väga kiht, ma kujutan ette, et homme on LinkedInis suur nimede muutus värbamiskonsultantidest ja värbajatest saavad värbamispartnerid. Mul on hea meel, et ettevõtte siseselt hästi palju juba mõeldakse selle pealt, et ettevõtte sees ka
nii-öelda on see partnersõna, et mina nagu täna suhtlen hästi palju klientidega, kes tellivad veel värbamist kui teenust ja ma pean alati ka alustama sellest, et see ei ole lihtsalt nagu takso tellimine, et punktist A punkti B, et vahet ei ole, mis takso tuleb, et see on ikkagi nagu päriselt enda auto valimine, et sul peab olema sobivus ja kõik ei sobi kõigile ja värbamispartner on oluline valik, et peab partner olema, siis sa lihtsalt tellid, et kui sa ootad, et sa saad talendi, keda sina tahad, siis sa pead valima nagu õige nagu partneri ka, kes seda nagu toob. Aga mis teeb üldse, kes on hea värba või mis omadused toetavad seda, et sa oleksid hea värbaja? Selle peale ma olen pidanud väga palju mõtlema, kuna on väga palju värbamist olnud enda tiimi, et võib-olla mina täna olen sellises olukorras võib-olla rohkem olnud, kus ma olen andnud võimalust hästi palju juunioritele saada värbajaks. Ja siis on väga oluline olnud just see, mitte et mis nende oskused peavad olema, kuna see ei ole oluline, ma suudan neid oskusi neile anda, vaid et mis on just oluline nende nagu selles nii-öelda iseloomus. Ja ma arvan, et mõned asjad, mida ma välja tooks, on kindlasti see, et nad on uudishimulikud, nad tahavad rohkem teada, miks asjad on nii või miks asjad ei ole nii. Nad on julged, et selles töös on päris palju seda, et sa pead olema nii-öelda oma sellest mugavustsoonist natukene väljas. See natukene nüüd tundub klišee, aga ma arvan, et need inimesed peavad oskama kuulata ja hästi palju arvatakse, et värbaja peab oskama kuulata, sellepärast, et ta teeb intervjuusid ja siis ta ju räägib kandidaatidega ja siis ta peab nagu kuulama. Aga pigem on seal selle kuulamise juures see, et okei, et ma natukene analüüsin, kas ma tegelikult sain aru, et kas ma äkki mul on veel infot vaja või et mida siis see päriselt nagu minu partner nagu tahab, et ta ütleb ühte asja, aga ma ei ole päris kindel, et ta täpselt seda nagu tahab, et siuke kuulamis ja siuke analüüsimisoskus nagu kokku panna, et see on nagu hästi oluline ja enda tööd peab hästi palju suutma ka analüüsida, sest et sa pead iga päev värbajana tahtma olla parem, kui sa olid eile. Ja kui sa ei analüüsi, mida sa saad paremini teha või kui sa ei tea, mis su mingisugused numbrid on, et mitte minna täitsa siukseks teitaks siin on ja, aga et siis sinust võib-olla jah, kui me räägime siin autodest, et oled siuke tubli töökas, ma ei taha ühelegi autole liiga nüüd teha, aga võib-olla ei saa sinust kõige uuem, ma ei tea, mis on väga hea auto, Tesla mudel näiteks, et selles mõttes, et siuksed nii-öelda ja suhtlemisoskus ilmselt, see on nagu siuke, et kindlasti peab olema, et need on nagu minu mõtted, et sinna peale ma saan ehitada, aga kui sul neid asju ei ole, siis on nagu pigem raske nagu väga heaks värbajaks saada ja siin ma võib-olla ütleks seda, et sa ei taha kunagi olla värbamises keskpärane, et sa võid olla nagu väga halb, siis see on fine, sa lähed minema, sa ei taha siin väga kaua olla, kui sul nii halvasti läheb, on ja kui sul on väga hea, siis sul on lõbus, sul on võimalus väga palju teenida, aga kui sa oled keskpärane, siis sa kogu aeg lihtsalt pingutad millegi nimel ja vahepeal tuleb, vahepeal ei tule, et see on nagu võib-olla siin minu mõte, et kes mõtleb, kes on täna värbaja, kes mõtleb värbamise peale, et võib-olla analüüsida natuke. Just. Me siin iga kord, kui sa selle uue nii-öelda omaduse välja teed, siis ma olin enne mõelnud nii ja see, sa ütlesid selle sama asja. Et võib-olla üks asi, mida ma siia veel juurde tooks, on julgus. Julgus peab olema. Selles mõttes, et see sama teema, et küsida, kui sa ei tea midagi, siis jumala eest küsi. Ära jää lihtsalt nagu kuskile ootele või seisma või tee eeldusi. Et selles mõttes, et küsi julgelt nende juhtide käest, kellega sa koos värbad, kui sa mingisugust valdkonda ei tunne ise päris hästi või ka kandidaadi käest. Et selles mõttes, et absoluutselt ei ole mitte kunagi rumalaid küsimusi, vaid on pigem nagu küsimata jäänud küsimused. Ja mis ma võib-olla veel tooksin juurde ja see on, ma arvan, et igas vahet ei ole, kellena sa töötad. Julgus ka eksida. Et see on see, mis meil võib-olla tänase päeva maailmas natukene on ka, et me kõik üritame olla kohutavad perfektsionistid, teha kõiki asju hästi. Ja see on selline väga kiire track läbipõlemiseni, aga täiesti julgelt, otsusta kiirelt, faili kiirelt, saa sellest üle, õpi, tõuse püsti, mine edasi.
jah, ma hästi kiiresti ütleks siia, et sihuke, mida ma näen, nüüd tundub nagu sihuke see hästi pikk list ideaalsetest asjadest, mida tavaliselt meile need värbamisjuhid annavad, aga et see kohanemisvõime on hästi oluline, et kõik muutub kogu aeg. Okei, mu roll kadus ära, ma ei saa olla kurb selle pärast 3 päeva. See ei ole võimalik, mul on nagu kiiresti okei, selge, tore, järgmine. Et nii palju on konstantselt nagu muutumises, et siin nagu elus püsida nii-öelda peab olema hästi kohanemisvõimeline. Okei, äge. Oled kohanemisvõimeline, julge, mugavustsoonist väljas, oskad kuulata, oskad suhelda. Nüüd keegi kuulab meid, kes täna ei ole veel värbaja, ei ole harjutaja, aga kus ta saab õppida värbajaks? See on hea küsimus, ma hommikul guugeldasin. Ei ole sellist eriala nagu õpime värbajaks. Kuigi võib-olla peaks juba. No peaks juba jah, selles mõttes, et äkki peaks ära tegema. Jaa, me oleme recruitment-tööstega tegelikult hellitanud seda mõtet, et võiks teha ühel hetkel ikkagi. Ma võib-olla võtaks selle küsimuse nagu täna teises võtmes isegi ette, ehk et üks asi on jah see, et kus sa saad värbajaks õppida, aga täna, kui keegi teab, kus on kuskil mingisugune värbajate õpetuskava koolis või kuskil, siis andke teada. Aga ma arvan, et pigem võib-olla ma küsiks, et mis on need valdkonnad, millest on hea tulla värbamisse. Ja tegelikult võib-olla seal ei ole ka õiget vastust selles mõttes, et igast valdkonnast saab tulla. Mida on vaja, on see, et sul on lai silmaring, olenevalt sellest, millisesse valdkonda sa tööle lähed, kui sa lähed tehnoloogiasektorisse värbajaks, siis sul peab olema ka huvi tehnoloogiasektori vastu, sul peab olema tehnilist taiplikust. Müügivaldkonnast tulla, suurepärane. Selles mõttes, et sul on julgus, sa oled teinud külmi kõnesid, ei viska telefoni hargile, kui keegi sulle ütleb ei või mõned muud sellised asjad. Ja lisaks, kui siis kellelgi on nagu tõsine huvi värbamise vastu ja ta soovib tehnoloogiatest või mingisugustest nippidest ja trikkidest aru saada, et mida tehakse, kuidas protsessi üles ehitada, siis tegelikult täna on internetis nagu nii palju erinevaid kogukondasid, nii palju erinevaid kursusi, mida saab nagu läbi teha. Et lihtsalt tuleb need õiged asjad enda jaoks üles leida ja kuskilt nagu minema hakata, et selles mõttes värbamine ei ole ka ju lihtsalt mingisugune, nagu ma enne ütlesin, see ei ole lihtsalt CV-de mäppimine ja vaatamine, et see tegelikult on ikkagi nagu rollidest arusaamine. Ja värbamisprotsess ehitatakse üles koostöös juhtidega, koostöös organisatsiooniga ja see on asi, mis siis tegelikult tuleb juba organisatsioonis seest, eks ole, aga mingid eeldused selle jaoks peaksid olema, et see strateegiline mõtlemine, analüüsivõime, mis juba Jaana välja tõi, et sellised nipet-näpet asjad. Jaa, aga milline see üldse värbaja karjäär võiks välja näha? Ma arvan, et see on üsna sarnane vastus tegelikult nagu see eelnev, et värbajal on nii palju erinevaid siukseid väga tugevaid oskusi ilmselt, tal on ilmselt väga, kui ta on juba värbaja olnud, et tal on nagu tõesti juba suur lai silmaring, sest et ta näeb, kuidas võib-olla firma töötab, millised on rollid, kuidas ehitada, et sul võib-olla, ma ei panekski kuidagi raamidesse, et ma arvan, et peaaegu, arstiks võib-olla, et päris arstiks nagu ei lähe, siis oleks õppida vaja. Siis oleks ka natuke õppida vaja, aga mingisugused näiteks projektijuhid, just nagu HR-i minna, miks mitte väga lähedalt töötada, miks mitte ka minna rohkem mingisuguses tehnoloogia rolli näiteks, et mina ka Wise'is olin näiteks People Technology oli selle tiimi nimi, me ehitasime süsteeme, sest sul on väga hea arusaam, et kuidas võib-olla ATS näiteks on üles ehitatud, et mis datat sul on vaja, et see on küll väga nagu nii-öelda people tiimi spetsiifiline, aga ma arvan, et tegelikult on väga lai võimalus. Jah, me siinkohal võib ütleks, et mitte rääkida lihtsalt sellest, et mis on siis see värbaja karjäärivalik või võimalused, vaid üleüldse inimesed, selles mõttes, et mida sa oma elus tahad teha. Et see võib-olla kõlab naiivselt, aga mul on olnud väga pikki aastaid see mentaliteet, et do what you love what you do. Ja selles mõttes, et kui sa oled olnud ma ei tea, 5+ aastat värbaja ja ühel hetkel tunned, et nagu siit maalt siia maale, et rohkem enam ei taha, siis lihtsalt kas oma tänaste oskuste ja teadmiste põhjal vaata enda sisse
ja leia üles need kohad, mis sulle tegelikult nagu rõõmu pakuvad töös. Ja mine ja uuri neid valdkondasid. Ehk et selles mõttes, et võib-olla nendele valikutele, mis Jana veel välja tõi, on ka näiteks employer branding, mis on täna väga selline nagu tõusev trend või tegelikult kui sa employer branding ut ei tee juba, siis on lootusetult rongist maha jäänud, eks ole. Marketing laiemalt, eks ole. Ja võib-olla üks asi, mida siin ka nagu mainida, on see, et värbaja rolli võib-olla varasemalt on vaadatud kui sellist nagu junior HR rolli. See on nagu nii vale, see on täpselt sama vale, kui me vaatame täna sourcerit kui junior värbaja rolli. Et mõlemad rollid on tegelikult väga strateegilised ja väga olulised. Neid ei tohiks mitte kuidagi moodi eristada ka palgataseme võtmes, ehk et sourcer on väiksema palgatasuga, kui on värbaja ja nii edasi. Aga jah, ma tooks taaskord uuesti veel selle mõtte, et baseerudes sinule endale, kes sa inimesena oled, mida sa oma elus teha tahad, mis on need asjad, mis sulle nagu päriselt rõõmu teevad, sellepärast et ükski inimene ei tohiks kannatada tööd tehes. Ehk et et sa nagu päriselt ei taha hommikul tööle minna või siis on aeg nagu sisse vaadata endasse ja leida teised valikud. Jaa, ma arvan, et ükski saate kuulaja ei kahtle, et mulle istusin 2 junior HR-i diivani peal, kes ei arutle minuga värbamise teemal ja unista kunagi sinna HR kohale pääsemisest. Võib-olla varsti saab. Aga igal juhul ma veel lisaks siia minu meelest, et värbaja, mis koht ongi selline, et sa võid nagu värbajast liikuda väljapoole, aga tihtipeale just nagu see, et kust valdkonnast tulla, et see võib nagu mõlemat pidi olla. Ja sa võid seda ka korduvalt elu jooksul ju teha ja proovida, et ei ole piiranguid ees. Nii, võib-olla siia veel ühe viimase mõttena lisan ka selle, et ma ei tea, mina siin nagu selline, ma ei hakka siin vanust välja ütlema, aga ütleme siis nii, et junior HR. Junior HR. Aga et kui ütleme siis kuulejad mõtlevad oma vanemate ja vanavanemate peale, kus oli see, et sul oli üks amet ja siis sa olid selle ametiga põhimõtteliselt alustasid, olid oma elupäevade lõpuni, siis täna on väga normaalne teha oma elus vähemasti 3 karjääri. Et selles mõttes, et sa alustad kuskilt, sa jõuad kuskile maale, liigud edasi, kas siis horisontaalselt, vertikaalselt, sa võid kasvada juhiks, sa võid kasvada spetsialistiks, et selles mõttes, et maailm on nii lai, neid rolle, mida elus teha, on niivõrd palju ja nad on nii huvitavad kõik. Et selles mõttes, et kas või see sama, et kui sa värbad täna värbajana mingisugusesse rolli, sa räägid juhiga seda rolli lahti, siis mõtled, et tegelikult see on nii äge. Ja siin võib-olla, vabandust, Reet, aga siit võib-olla nagu edasi minnes, võib-olla nagu kutsuks võib-olla üles teisi ka natukene nagu olema siuksed avameelsed, et kui värbaja toobki sulle mingisuguse kandidaadi, kes on nagu nii vinge ja nii lahe ja tahab midagi muud teha, et siis võib-olla nagu olla avatud sellele, et mitte otsida, et kas tal on 10 aastat kogemust ja kas ta on täpselt seda teinud ja nii edasi. See potentsiaali hindamine. Jah, just. Jaa, me alguses juba hõikasime me kõik 3 välja, et kõik otsivad endale värbaid, kellel on 10 puudu, kellel mõni vähem, aga ühesõnaga on väga palju puudu. Siis me oleme siin rääkinud omadustest ja kutsunud põhimõtteliselt kõigi valdkonna inimesi värbajateks hakkama. Aga rääkige tegelikult, see on päris aus seis ju turul, et värbaid on tohutult puudu, et kuidas te hindate seda nõudlust ja pakkumist täna turul? Hullumeelne. Väga kuum, lausa põletab, et me kohe tuleme, ma tean, me kohe tuleme, räägime palgauuringust, aga kui me nüüd vaatame seda palgauuringut tegelikult, et tõesti, nii palju toimub, kõigil on värbajaid vaja, neid on täiega puudu ja siis nende vastanute vahel, kes meil siis seal seda küsitlust täitsid, et siis seal nagu 11% olid kuni 2 aastat kogemust. Et kõikidel teistel oli rohkem kogemust, et see pani mind nagu mõtlema, et huvitav, kus see juurdekasv on, et meil on tegelikult see protsent peaks olema ju suurem, et see turg on nagu nii hullumeelne praegu, et kas me siis ei ole nagu jõudnud nende inimesteni lihtsalt, et nad ei ole meil seal kommuunis või et
või et me ei olegi nagu juurdekasvu tekitanud, on ju, et me kuidagi otsime alati värbajaid, kes on juba nagu mingisuguse taseme saavutanud ja me ei olegi avatud sellele, et meil on juunior värbajad, on ju. Et mis seal nagu toimub, et see oli minu jaoks hästi huvitav, mida võiks veel nagu nii-öelda lahata, on ju, omavahel nii-öelda, et jah, mis praegu turul toimub, et igal juhul värbajatel oleks väga-väga palju tööd. Jaa, selles mõttes, et turu olukord on kindlasti väga hullumeelne ja ma arvan, et see, ütleme siis eelmine aasta erinevatel organisatsioonidel kindlasti möödus erinevalt. Ehk et aasta algus oli hirmus, keegi ei teadnud, mis saama hakkab. Sellesse aega jäi tegelikult ka väga palju selliseid inimeste ärasaatmisi, olgem ausad. Ehk et olukord või see tulevikuvaade tundus selline nagu väga, väga keeruline ja kõik valmistusid hullemaks ja halvimaks. Üsna kiiresti sai selgeks, et see halvim tegelikult ei realiseeru. Ma usun, et tänaseks päevaks kõik need, kes eelmise aasta alguses ühel või teisel põhjusel töö kaotasid, nad tegelikult on leidnud endale oma uue rolli, aga sellest tulenevalt tegelikkuses siis eelmise aasta suve keskpaigas tekkis kohutav buum, ehk et kõik otsisid korraga nii HR inimesi kui värbajaid. Ja see jätkub siiamaani. Ehk et kui me vaatame Eesti turgu puhtalt, aga maailm on täpselt samas seisus, et iga teine organisatsioon otsib endale tegelikult värbajat ja me ei räägi ainult IT-tehnoloogia sektorist, me räägime tegelikult absoluutselt kõikidest sektoritest ja mitte ainult värbajaid, siis tegelikult ka HR-e. Et ja kui mina seda buumi nägin kõrvalt, siis üks mõte oli see, et väga äge ühest küljest, et see kogukond võiks veel kasvada, et sinna on võimalus siis nagu uusi inimesi juurde tekitada, aga teisest küljest, kuna üheks minu vastutusvaldkonnaks on ka Eesti ja Eesti värbamine IT-tehnoloogia sektoris, ma mõtlesin, et õudust, kui need värbajad kõik paika saavad, siis need kõik hakkavad ju täpselt selle sama nagu turu eest tegelikult nagu võitlema. Ehk et see selles mõttes, et see nõudlus kindlasti on jõhkralt suur. Aga me siinkohal, jah, minu enda kogemus kindlasti on hästi suur IT-sektori poole pealt, aga ma arvan, et teie oma agentuuri poole pealt näete seda, et see nõudlus on tegelikult igal pool suur, et ei ole täna sektorit, kes ei helistaks või kirjutaks Talenthub'i ja ütleks, et kuulge, et oleks hädasti abi vaja, sest in-house värbajat ei ole ja kuskilt võiks nagu tuge ja toetust saada. Just, seda on tõesti päris palju. Lisaks on päris palju päringuid, et kas me aitaksime värbaja leida. et emba või kumba. Ja siis me ütleme neile ausalt, et see on kõige keerulisem roll praegu, mida leida turul. Jaa. Selles mõttes, et ma vist siin juba eelmise aasta lõpus ütlesin maha selle lause, et Eesti turul värbaja on veel kuumem kaup kui avaarendaja. Absoluutselt. Kuulge, aga siin juba alguses rääkisime sellest palgauuringust ja Jaana kibeleb sinna poole, et jõuame sinna palgauuringuni ka. Rääkige sellest taustast, et millega üldse tegu on ja kus see mõte tuli ja kes seda tegid ja kes osa võtsid ja 7 küsimust korraga, mida üks hea intervjueerija ei tohiks teha. Ei ole hullu. Tegelikult tuleb nii välja, et meie kahekesi seda ajasime kunagi Piretiga, aga mina olin tol hetkel Londonis ja mul oli vaja värvata Eestisse värbajat ja siis ma uurisin tuttavate värbajate käest, et mis see turu seis on, et mis need palgad on ja üritasin Fontesest aru saada ja tol hetkel oli kõik värbajad see roll olid HR-id ja oligi niimoodi tolle hetkel see 2018, et enamus ikkagi olid sellises duaalrollis, et väga vähe oli neid inimesi, kelle siuke fookus oligi värbamine ainult. Ja siis Piret minu meelest ütles mulle, aga tee ise ja siis ma tegin ise, et võtsin mingi Google Formsi, panime mingisugused küsimused teele ja saime info tegelikult kätte, on ju. Et tol hetkel ma mäletan, et ma võtsin selles mõttes enda tiimist Wise'ist isegi siukse analüütiku, kes aitas mul neid, sest et ma sain aru lõpuks, et see ei olegi päris nii lihtne, et 50 inimest kirjutab sulle ja sa saad täpselt aru, et mis toimub, on ju. Et mingi asja me saime kokku, olime õnnelikud ja siis
ei tekkinud kuidagi, ma sain vist oma küsimusele vastuse tol hetkel, on ju, ja ei tekkinud kuidagi seda nii-öelda võib-olla suuremat visiooni, et mida siis sellega teha. Ja tegelikult, kas sina sel aastal tulid selle jutuga, et kuulge, põleb? Jah, põleb. Ja ühendades seda teemat siis selle sama eelmise küsimuse või enda kommentaariga, ehk et siis eelmise aasta teisest poolest läks siis tõsine sõda lahti värbajatele. Ja mina olen enda tiimiga alati nagu rakendanud seda mindseti, et loomulikult käike teistes ettevõtetes vestlemas. Selles mõttes, et avardab silmaringi, saate paremini aru, kuidas teised asju teevad. Kui läheb hästi, siis saate aru, et tegelikult meil on kõik veel hästi. Ja kui tekib nagu mõte, et kuule, et aga sealpool tundub nagu rohi rohelisem, et siis tulge, istume maha, räägime läbi ja teeme muudatusi. Ja eelmise aasta lõpus oli seis, kus mul kogu mu tiim iga nädalaselt sai mingisugune vähemalt 5 nagu kutset vestlustele ja otsiti nagu värbaid tikutulega. Ja see, mis ikka ka küsid täpselt samamoodi, et näed, mis need palganumbrid on, mis see tasustamise skeem on, et me ei räägi võib-olla ainult sellest, et mis on see töötasu nii-öelda nagu palk, vaid me räägime nagu kogu kompensatsioonipaketist, et mis on benefitsid, mis on kõik muud asjad sinna juurde. Ja toona siis, ma teadsin, et ma pean enda tiimis hakkama muudatusi tegema, aga väga selge oli ka see, et see tänane palgaanalüütika, meil tehakse seda erinevate agentuuride poolt, et üks on see palgauuringu agentuur ja teine on Fontes. Ma nüüd loodan, et ma väga puusse ei pannud. Igal juhul ma vaatasin neid numbreid ja kõrvutasin neid nende numbritega, mis tegelikult minu tiimile siis nagu väljaspoolt pakuti ja ma sain aru, et need ei lähe üks ühele kokku, et seal on nagu lõtk vahel. Ja selleks, et teha siis adekvaatset otsust, et kuhu ja kuidas me siis peame nagu hakkama liigutama ja muutma, siis ma võtsin Jana ja Kristiine, kes on siis Veriffist ja ütlesin, et kuulge, teeme uuesti. Ja loomulikult me ei ole mingisugused palgauuringu koostajad, nii et selles mõttes, et ma usun, et kui me nüüd läheksime uuesti tegema seda, siis need küsimused ja see palgavahemike sättimine ja kõik need muud asjad me teeksime teistmoodi. Aga fail fast ja learn ja move forward, on ju. Et selles mõttes sellest tekkis siis see vajadus tegelikkuses. Väga hea ülevaade. Tõesti, selles mõttes väga hea ülevaade. Aga kui võib-olla räägime, ärme päris numbritesse sisse lähe, et ma sain aru kõigepealt, kas see on kõigile kättesaadav või kuidas seda meie kuulaja saaks näha või vaadata, palju see maksab või? Ja tegelikult ma arvan, et nii mõnigi kuulaja mõtleb, et huvitav, miks sellega nii kaua on läinud, on ju. Et tegelikult neid andmeid on päris palju. Me mõtlesime seekord ikkagi minna üsna spetsiifiliseks, et aru saada täpselt, et mis on neile kompensatsiooni siis nii-öelda osa, kui suure osa nad moodustavad. Ja siis tegelikult aitas meid ju väga palju Anne-Mari Pius ka, on ju, et ma ei tea, sügav kummardus, suured kallid, kõik, tema on põhimõtteliselt see, kes selle ilusa lehekülje siis kokku pani. Ja Piretil ka minu meelest oli algusest peale eesmärk see, et see ei oleks siuke ühekordne, et me saaksime seda nüüd teha, kogu aeg, et me saaksime hakata selle peale ehitama, et võib-olla seega sellepärast ka see algus, et siuke esimene kord teed ja siis üritad, on ju. Et jah, nüüd ta on seal tabloos nii-öelda ja sa saad klikkida erinevatel täbidel ja väga varsti kohe tuleb. Põhimõtteliselt see idee siis on selles, et me lõime elava platvormi. Just. Ehk et siis sellest saab igale inimesele, kes tahab vaadata, on ta siis värbaja, tahab võrrelda ennast turuga, on ta juht, tahab võrrelda oma tiimi turuga. Sellest saab elav ja hingav platvorm. Kogu selle palgauuringu tulemused on siis pandud ühele tabloo raporti lehele. Me oleme üritanud mõelda kõik võimalike lahenduste peale, et saaksid vastuseni need, kes on in-house töötajad, saaksid vastuse need, kes töötavad agentuuris, et sealt tekiks selline ülevaade ja võrdlusmoment siis erinevate sektorite raames ka. Ehk et kogu see asi siis saab, või tegelikult on juba valmis tabloos. Ja ma usun, et ma nüüd ei ole arutanud, et millal meil see viimane saade laivi läheb, aga tegelikult me oleme planeerinud niimoodi, et sellel päeval, kui see saade läheb laivi, siis tegelikult see raport on avalikult kättesaadav kõigile ja me jagame seda siis ikka endiselt meie Straight Outta Candidatesi grupis ja ka Recruitment Thursday omas, nii et
Ja kindlasti on see meie siin Talent Hubi blogipostituses ja kõikides Talent Hubiga seonduvates väljaannetes siis. Ja võib-olla siis veel siit edasi nagu, et nagu järgmised sammud, et see ei ole kindlasti ühekordne, et me juba planeerime, et vähemalt aastas korra, kui mitte 2, sest et see turg hästi kiirelt on muutuses, et saada nagu hästi kiirelt ülevaade, et mis just toimub, et kogu aeg ei saa seda formi täita, praegu on ta kinni, aga et me kindlasti anname teada seal Straight Outta Candidates grupis, et sellised plaanid on ka sellega. Just. Ja näha muidugi trende, et näha trende ka, et okei, et meil oli nüüd, kas 6 kuu jooksul on midagi drastiliselt muutunud, on ja, et kas on midagi spetsiifilises areas muutunud, et selles mõttes me oleme väga suured entusiastid ja kindla peale, et plaanid on meil suured ja loodetavasti on see kasulik tervele kommuunile. Ja igal juhul ja tagasisid kuulajad ka, kes seal käivad, et tagasisidestage, et nagu Piret juba ütlesin, et nii mõnegi asja teeks võib-olla teistmoodi, et ma arvan, et mõtted on teretulnud. Ja, et selles mõttes, et kui keegi, kes on päriselt palgauuringu koostamisega nagu kokku puutunud, tahab meile appi tulla, ehk et siis järgmise uuringu küsimusi või seda setupi nagu paremaks teha, siis jumala eest nagu palun. Väga kihvt. Minul on olnud see võimalus nüüd selle tablooga siin natukene mängida ühte ja teistpidi. Enne kui ma oma mingite mõteteni jõuan, siis ma korra küsin peale selle, et te natukene midagi teistmoodi teeksite selle uuringu koostada. Mis teie jaoks need kõige suuremad takeaways sellest uuringust olid? Ma arvan, et ma mõtlesin selle peale, et kas mulle tuli sealt midagi täiesti uskumatut, et ma arvasin võib-olla, et rohkem arv inimesi ütleb, et nende nii-öelda töökoormus on täiesti nagu liiga kõrge, ütles ainult minu meelest kas 40%. Ainult 40%. Ainult 40% arvab, et on way too high. Mina isiklikult tundsin, et kuna see turg on nagu nii aktiivne, et võib-olla see on kõrgem, küll aga võib-olla lihtsalt tõesti need väga head värbajad on nii suured entusiastid ja vahet pole nagu võib-olla mind driveibki see, et mul on nagu nii palju teha, et selles mõttes see võib-olla oli minu jaoks siuke väike üllatus. Aga palganumbrite osas kindlasti tunnetus juba natukene oli, et ilmselt nagu selles kandis need olema saavad. Minu jaoks ka selliseid suuri üllatusi ei olnud, et kindlasti üks asi, mida ma ise võib-olla otsisin sealt, oli, et aru saada, et kui suured on need käärid siis võib-olla erinevate sektorite vahel, on ju. Et ala, kas siis IT-sektoris on tõepoolest nagu värbajatel ka oluliselt suuremad palganumbrid või mitte. Ja teine asi siis samamoodi see agentuur versus in-house, ehk et siis me teame, et in-house enamasti ikkagi on fiks palgatasuga, ühes kuus, eks ole, sul võivad olla kvartaalsed boonused või aastased boonused või mingisugused muud asjad. On ka näiteid, kus makstakse näiteks per hire siis mingisugust nagu ekstra feed ja nii edasi. Aga et need aru saada, et kus kohta siis mingisugused asjad nagu paiknevad. Ja teine asi, mida ma võib-olla ise ka veel otsisin, oli see, et kui suured meil siis tegelikult värbamistiimid on. Ehk et võib-olla see on minu enda selline nagu okas kuskil, et alati, kui me räägime Nortali värbamistiimist, siis ütleme, täna ma reaalselt nagu panen jala maha, ütlen, tegelikult on jumala väike, aga aastaid on olnud see, et teil on ju nii suur tiim, et tegelikult ei ole. Et see suurus on ju alati loomulikult võrreldav sellega, et kui palju sul on vaja kasvada ja millises faasis sa oma organisatsiooniga oled, on ju. Aga seda oli huvitav vaadata sealt. Ja mida rohkem, jällegi võib-olla kommenteeriks seda, et mida rohkem see värbaja on sinu partner, seda rohkem aega ta panustab ja seda põhjalikum ta on võib-olla selles suhtluses ja suhtes, teievahelises suhtes, et seda suurem võiks olla see tiim tegelikult, sest lõppkokkuvõttes on kasu, ma arvan, sellest palju rohkem. Ja ma arvan, et sellest uuringust välja tuleva infobaasil saab tegelikult tulevikus igast erinevaid diskussioone algatada, et mis on siis see normaalne koormus per värbaja. Aga see kindlasti täpselt samamoodi oleneb sellest, et mis on värbaja roll ehk et ja milline on organisatsiooni kasvuvajadus ja kõik need muud asjad, millised rolle ta värbab, et see ei ole mitte kunagi must ja valge ainult. Absoluutselt.
mulle küll jäi silma, sa ütlesid, et sinu jaoks oli oluline teada saada, kas sektorite vahel. Ma vaatasin, et agentuuride in-house'i vahel nagu väga suuri erinevusi ei olnud, aga sektorite vahel, et lihtsalt sellest uuringust jäi mulle, et ainult 11% ei olnud siis nii-öelda tehnoloogia valdkonna ettevõtted. Et kas teistes valdkondades ei olegi värbaid või nad ei jõudnud kuidagi selle uuringuni või mis mõtted on? Ma arvan, et vast on põhjus selles, et tegelikult ei jõudnud. Ehk et meil selline üks ja ainus jagamiskanal vist tegelikult oligi meie enda Straight Outta Candidates'i grupp. Seal meil on täna circa 1000 pluss inimest, aga ma arvan, et see aktiivsem kogukond on ikkagi selline tehnoloogiasektori pool. Jah, loomulikult oleks võinud jagada tegelikult ka veel paregruppi ja personalijuhtide gruppi ja nii edasi, aga tead see, kui sa oled nagu 24/7 rakkes ja siis lihtsalt ei jõua igale poole. Ehk et seda ma ütlengi, et kindlasti kui me järgmist hakkame tegema, siis tahaks laiemat sihtgruppi ja tahaks, mida laiem on sul see data, mida sa saad, seda rohkem sa saad analüüse sinna peale ka ehitada, eks ole. Et jah, ma arvan, et me lihtsalt ei jõudnud nendeni seekord. No, nagu sa ütlesite, et järgmine kord on igasuguseid mõtteid, mida veel teha ja ütleme ausalt, et midagi ei ole nagu ehitatud ühe päevaga, nii et selles mõttes kõik hästi. Ja ma ütleks ka, see on võib-olla huvitav tegelikult teada, et meie küsitlusele vastas umbes 100 inimest, et see on see on ikkagi päris suur nagu arv, nagu, et ei ole, et need tulemused ei ole siin 10 inimese pealt kokku pandud. Nii, kui me siin nendest palgatasemetest rääkisime, seal olid erinevad süsteemid. Võib-olla ma lihtsalt, sa juba rääkisid ka sellest, et majasisestel pigem on nagu põhipalk, agentuuridel on erinev. No, kuna siin istuvad üks nagu agentuuri esindaja ja üks nagu siis in-house esindajad, et võib-olla tooge välja, mis on ühe või teise nagu plussid, et mõlemad tooge oma plussid välja, et miks see põhipalk on? Meil on muidugi hea rääkida, sest me oleme mõlemad olnud nii in-house kui agentuuri poole peal nagu töötanud ise, eks ole. Ja see kommentaar peaks nüüd siis tulema, et mis on selle tasustamise süsteemi plussid-miinused, eks ole? Just. Ma arvan, et seal oleneb in-house'i puhul sellest, et kuidas see tiim on üles ehitatud, ehk et milline struktuur on. Ja loomulikult ideaalne oleks võib-olla see, et sul on see fix fee, millega sa arvestad, sul on võib-olla kas kvartaalsed boonused, aastased boonused või mingisugused muud süsteemid sinna juurde. Miks meie ei ole rakendanud võib-olla sellist per hire, ütleme siis mingisugust sellist boonussüsteemi on see, et siis sul tekib väga tugev võib-olla selline nagu omaniku tunne kandidaadiga seoses. Aga in-house'is sa tahaksid, et kandidaadid oleksid justkui nagu kõigi omad, et selles mõttes, et üks värbab ühte rolli, teine värbab teist rolli, kandidaadid võivad liikuda tegelikult erinevate rollide vahel ja nii edasi. Et seal ei ole ühtegi sellist nagu õiget või valet vastust. Ma arvan, et igaüks arendab endale selle süsteemi, mis tundub nagu õige. Ja samas me oleme mõelnud või heietanud seda mõtet, et kas meil võiks olla mingisugune selline nii-öelda nagu boonussüsteem või selline commission süsteem, kas igakuine või kvartaalne. Ausastus on see, et me lihtsalt ei ole jõudnud selle mingi struktuuri väljamõtlemise või lahendamise peale ja seal on mingisugused agad nagu ikkagi alati sees olnud. Ja üldiselt mina ka ütleks, et üks ei ole halvem kui teine. Et võib-olla kui sul on nagu see palk üles ehitatud niimoodi, et see on rohkem siuke boonuse, commissioni põhine, et siis sul on rohkem siukest sa suudad rohkem mõjutada seda, kui palju sa siis nagu kuu lõpus teenid. Küll aga, mida ma olen tundnud, millest ma rääkisin tegelikult oma elukaaslasega üks päev, et nemad tegid ühe uuringu nende firmas ja ma väga spetsiifiliseks siin ei lähe, aga seal oli see, et mille pärast töötavad just nendes rollides, mis on rohkem siuksed freelance rollid võib-olla, kus on rohkem siukest tulemustasu? Jah, siukest tulemustasu, et seal on hästi palju mehi, et millegi pärast naised
natuke rohkem on siuksed kardavad riski võtta, et neile meeldib rohkem siuke turvalisus üsna palju ja ma olen ka seda oma rollis natukene näinud, et agentuuris on tavaliselt põhipalk natukene madalam, eks, et siis see kuidagi hirmutab hästi palju, et ma ei olnud selle peale varem mõelnud, aga see on siuke koht, millest jällegi võiks väga palju nagu arutada ja võib-olla veel küsida nagu ka kommuunilt, et mis see tunne siis on, et miks võib-olla eelistada ühte teisele. Eks see on selline vana hea Eesti vanasõna, et parem varblane pihus kui tuvi katusel, on ju. Ja kuna mulle lubati ka täna, et ma võin siin saates kaasa rääkida, siis ma ei saa midagi. Ma ikka mäletan neid aega, kui mina tohutult värbisin in-house, siis ma olin nii nagu hästi motivatsiooni täis ja tegin nii palju ja siis ma alati mäletan seda tunnet, seda head patsutust, seda õlele, mis nagu see on vajalik, aga ma lihtsalt alati ütlesin, miks minule ei võiks tulemustasu olla, et ma vist olen ise nagu nii selline võistluslik või selles mõttes, et ma ei tunne kuidagi, et ma nagu nüüd, et see on nüüd ainult minu kandidaat, aga lihtsalt see võimalus, et mina oma ajast saan teha nagu maksimumi ja see ei ole nagu piiratud, et mulle see, eks see ongi täpselt, ei ole õiget ega valet, kellele mingisugune asi sobib, et minule see tulemustasu osa just nagu sobib, et see on seal. Ma arvan, et eks see ongi nii, üks minu selline põhimõte, mida ma siin olen ka viimasel päris mitu korda juba välja öelnud, on see, et minu jaoks hea värbaja peaks saama sellist töötasu, nagu saab hea arendaja. Ehk et jah, loomulikult ma lähen jälle taaskord IT-sektorisse, aga need kohustused ja see vastutus nendes rollides on niivõrd suur ja kui me lähme taaskord tagasi ikkagi selle juurde, et see ei ole lihtsalt McDonaldsi drive-in, kuhu pannakse job description ja öeldakse, et homme palun mulle 10 inimest ukse taha ja vestlusele. Et seal väärtustamine peab paigas olema. Ehk et küsimus ongi selles, et mis ühele või teisele siis täpselt sobib. Aeg on armutu. Ma küsin teie käest sellist asja või et kuulajad nüüd kuulasid meie siin mõtteid, tegid selle palgauuringu lahti, on siin tööandjaid, värbajaid, tiimijuhte ja vaatavad, et ohoho, kas ma olen liiga kõrgel, liiga madalal, vahet ei ole, kas värbajana siis või tööandjana, et mis soovitused te neile annaksid, kas nad peaksid midagi ette võtma? Ja mida? Igal juhul selles mõttes, et kui sinu värbaja täna on nii-öelda, ei saa seda palka, mida näitab siis see palgauuring, siis igal juhul tuleks midagi ette võtta, et võib-olla teine pool sellest on see, et me küsisime ka küsimuse, et kui sa peaksid või kui sa vahetaksid töökohta nüüd järgmise aasta jooksul, et mis on need põhjused, mille pärast sa läheksid. Ja seal oli kultuur ja missioon ja arenguvõimalused olid hästi olulised, aga ka palk oli tegelikult 3. kohal kompensatsioon, ehk siis mina ütleks, et kindla peale tuleb see nii-öelda üle vaadata just. Ma alustaks võib-olla sellest poolest, millest me siin olen juba korduvalt ka rääkinud, et vaadake oma värbaja rolli, ehk et mis on teie värbaja töö sisu täna, ehk et siis ja see peab siis korrelatsioonis olema sellega, et millist tasu ta päeva lõpuks saab. Aga kindlasti, kui inimene on alamakstud, siis ta ilmselgelt tuleb ja ütleb, et konkurents täna turul on selline, mul on võimalus saada sealt paremat palka ja põhimõtteliselt inimesed hääletavad ikkagi päeva lõpuks jalgadega, et jah, loomulikult raha ei ole kõige olulisem, olulised on muud väärtushinnangud, inimesed, kellega sa koos töötad ja kõik see muu sinna juurde. Aga päeva lõpuks niisugune hästi banaalne ütlus on see, et see hea meeskond või see hea missioon ei maksa sinu korteriüüri, ei aita su lastele toitu lauale tuua ja nii edasi, et kui see Maslow püramiidi alumine osa on paigas, siis inimene saab tegelikult rahulikult keskenduda oma missioonile, oma tööle ja luua sulle siis tegelikult seda tuleviku nagu väärtusi kogu organisatsioonile. Ja võib-olla ignoreerida kõiki neid igapäevaseid kirju, mida ta saab teistelt firmadelt. Jah, see on nagu hea, et seda saab uuringust ka näha, et mis need siis värbajate jaoks oluline on, et siinkohal tervitused täna ühel meie kandidaadile, kes ütles hea lause, et raha paneb rattad käima, aga ta ei hoia hoogu sees. Ehk siis rattad on vaja käima saada, aga hoogu on vaja ka sees hoida. Et ei ole üks asi ilma teiseta. Nii, aga täna on meie hooaja tegelikult viimane saade ja et kuna see juba algas teistmoodi, et teid on siin 2 ja mind on 1, et võib-olla teeme selle natukene lõbusamaks
ka ja mul on siin mõned küsimused meie 2 hooaja podcastide kohta, neid ei ole palju. Ja teeme sellise võib-olla väikse võistluse vastuste osas. Alustame hästi lihtsatest küsimustest. Neid ei ole palju tegelikult, et ärge hirmutage või olge ehmunud. Ma olen põnevil, sest et ma olen värbaja, mulle meeldivad väga võistlused ja mängud. Siin on, tegelikult on selline koht, et peate üheaegselt hõikama. Aga selles mõttes, et kirja läheb kas siis esimene või siis õige vastus. Kui sa teisena hõikasid õige vastuse, siis sa saad selle eest punkti. Nii, olete valmis? Esimene küsimus. Nii. Kus kohas lindistatakse podcaste? Maraton stuudios. No nii, Jana esimene punkt. Ma olen võib-olla rohkem käinud, kuna ma olen pidanud rohkem siin recordima neid. Nii. See vastus siit on juba küll läbi käinud kohati, aga siin on 2 õiget vastust. Meie kõige esimene podcast. Piret Luts. Kas on Jana? Küsi nüüd 4. kohta. See oli mina. Tegelikult, miks ma ütlesin, et siin on 2 õiget vastust, on see, et tegelikult lindistus oli Janaga esimene. Ehk siis mul on suurepärane au on siin nagu 2 esimest on siin nagu koos. High five. Mikri tagant. Nii, millal läks esimene podcast laivi? 2019. Oktoober oli see. See oli kindlasti oktoober. See pidi olema oktoober. 10. oktoober? Ei, Piret, sinu pakkumine. Ma ei mäleta. Absoluutselt nagu täiesti tühi. Tanel Taabi sünnipäev on 30. oktoober. Jaa! Ma ütlesin vihje. Et sellega sai avapauk nii. Ma teadsin seda. Ja kuu ja kõik asjad olid nii. Mitmes on see podcast, mida me siin, mis läheb täna eetrisse 2 hooaja peale kokku? Ussa poiss, teil on iga 2 nädala tagant ju. 30? Pireti pakkumine. 38? Jana 30. On jah? Lihtsalt. Ma päris ausalt ütlen, ma ei ole Jaanele neid küsimusi mitte kuidagi moodi näidanud. Ei, see oli lihtsalt selles dokumendis, mis sa mulle saatsid, et see sellepärast teadsin. Nii, ja tänased kuulajad juba võivad kella vaadata, näevad, et meie see aeg hakkab seda otsa saama, aga mis te arvate? Ja seda on oluliselt rohkem, kui on meie keskmine. Siuke viimane nagu, siuke must, siuke hobune siin veel. Et millest teeme nii, et praegu on Jaanal on 5 punkti, kes selle nüüd kõige lähemale paneb, on selle mängu võitja. Ehk milline on või keskmine podcasti episoodi pikkus? 45 minutit. Ärge pakkuge sama, sest siis on võimalus võitu. Tahate ikka viiki jääda. Ma sain aru, et värbajad on ikkagi võistluslikud. Ma pean nüüd mõtlema, kas see on natuke üle või natuke alla, sest ta jääb sinna kanti küll. Ma ütlen 47. 51 minutit ja 20 sekundit, mis nüüd tõusis kõrgemaks. Tänu meie saatele. Seda ei ole siia sisse arvestatud, seda ma ei tea, aga järgmine kord, kui ma küsin, siis ta on nagu laiemaks teinud. Aga igal juhul ma pean ütlema, et on olnud jälle üks vahva hooaeg. Tervitused siin kaassaatejuhtidele, külalistele, Jaanale, tervitused Katariinile, et on olnud vägev hooaeg. Aitäh teile tulemas siia rääkimas sellest palgauuringust, värbaja tööst üldse, et imeline ja tulge kõik värbajaks on selle saate vist kokkuvõte. Jaa, tulge kõik kommuuni vähemalt, et selles mõttes meile alati Piretiga meeldib värbamisest rääkida ja värbajatest ja selles mõttes igasuguseid vahvaid asju teeme. Jaa, absoluutselt. Ja tehnilised ja mittetehnilised värbajad, liituge ka. Just. Et oleks kõik, et me ei ole kuidagi oma ette siin IT-sektor, me oleme kõik koos, me oleme kõik värbamine on nii äge. Jaa, on tõesti. Ma arvan, et me paneme selle ilmselt sinna blogipostitusse ka selle lingi, et kuidas saada kommuuni, kui ei leia muidu. Kuulge, aga väga kihv. Lähmegi siit suvele vastu selle mõttega, et värbamine on nii äge. Teeme nii. Aitäh. Aitäh teile. Lõbus saada oli ju. Mõtle, üldse ei olnud nagu pinged. Juhuu! Jee! Saad meist lahti ka oma mõneks kuuks suveks. Tuleb
tuleb igaks juhuks peale.